Kätte on jõudnud aprill, mis Austraalias tähistab sügise algust. Kuna kohalikud puud värvi ei muuda, sõidame Victoria Mägismaale, kus kliima on jahedam ning sügise tunnused märgatavamad. Teeme peatuse Männi istanduses ning uurime, kas porgandiriisikad on valmis saanud. Männikuid leidub Austraalia jahedama kliimaga aladel üsna tihedasti. Männid aga ei ole Austraalia kohalikud puud, vaid eurooplaste poolt puidu kasvatamise eesmärgil sisse toodud. Männikus kasvab ohtralt mürgiseid kärbseseeni, aga võib leida ka söödavaid või puravikke. Tundub, et väike linnupesa on maha kukkunud. Porilobi ääres on märgata ohtrasti loomajälgi ja metsaalune on täis erinevaid urgusid. Kuubikukujuline kaka näitab, et osa neist urgudest kuulub Wombatile. Siin aga elavad herilased. Väikesed porgandiriisikad peidavad ennast Männi okaste all. 2 tundi metsas ja pagasnik on seeni täis. Hommikuti on juba üsna jahe ning teeme söögiks sooja porgandiriisika räppi. Ka kängurukoloonia on hommikusöögiga ametis. Mägiojade vesi kogutakse veehoidlatesse. Vett on hiljem võimalik kasutada põllumajanduses. Ja olemegi jõudnud Austraalia alpide aladele. Kui suvel Pahvaloorgu külastades olid kreekapähklid veel rohelised, siis sügis on kreekapähkli hooaeg. Valime telkimiseks sama koha, mis suvel. Kui aga suvel oli laager inimestest täis, siis nüüd on lehmakari siia sisse kolinud. Öösiti on 5-6 kraadi ning magame 3 tekiga. Telkimiskoha kõrval jões põgeneb vett jooma tulnud metskits. Emadepäev on lähenemas ning korjan meisterdamiseks metsaalt erinevaid sõnajalalisi. Et korjatud oksi hiljem lasteaias kasutada, panen nad raskuse alla kuivama. Kuni vulp kalastab, teen mina õunakaneelirulle. Kergitetud rullid lähevad malmpotti lõkkele küpsema. Vaatame, kas korjatud kreekapähklite sees ka midagi on. Ka kastanid on valmis saanud. Sõidame mööda kastani istandusest. Tegemist on söögikastanitega, mis on samuti Austraaliasse sisse toodud. Täna õhtul ööbime asulas, mis talviti majutab suusahuvillisi. Korjan lasteaeda sügisvärvides lehti. Märkame asulas granaatõunaput.
Enne koju pöördumist soovib Vulf ka Pahvalu jõel oma kalastusõnne proovida. Eestis kasvav hobukastad süüa ei kõlba. Hariliku kastani vilju aga süüakse röstitult. Söögikastani viljades on palju tärklist ja suhkrut. Ja nädal ongi imekiirelt läbi saanud.